tervitused, lähme teeme jälle väiksed ringid kajakiga jõe peal. Auto on siin linnusitaga koos, et tähendab, et äkki on kalaõnne ka siis. Lähme vaatame. Laseme siis kajaki sisse ja ronime peale, et lähme sõidame ja vaatame, kas näeme mõne kala ka ära kuskil. Lähme siit padrikust läbi, et siin silla all kohe ei vitsi kohe loopida. Kuigi muidugi haug võib juba siin rohus olla, et eesmärk ongi siis haug, ahven. Ega siin muud lootust landile pole. Proovime tegelikult siit vahet kohe rohu pealt. Püüan siis erinevate kummiluttidega siis need nii-öelda tseburaska pead 3–7 grammi on ja erinevas suuruses kummilutid siis. Jah, vett on siin hetkel poole meetri jagu siukse tugeva põhjaga. Millega mul kõige vähem meeldib tegeleda, on see, et nöör oli vahepeal siin sõlmes nüüd ja tuli ära ja katkes siin, pean uue sõlme tegema sinna. Nii, ops, pisikene vist. Või on äkki ahven. Oi, kui pisike auginolk. Issand, kui pisike. Noh, siin poole tunni jooksul alles esimene võtt, aga see oli tõesti nii pisik, et nii pisikest haugi ei ole ammu saanud. Noh, nii, veel üks võtt siit.
pisut suurema, kas ta mõõtu välja annab. ei, see mõõdukas vist ei ole. Mine tea, võib-olla täpselt on. Vaatame ta üle igaks juhuks. Nelikümmend kaheksa. Paar senti alla mõõdu haugs. Noh, mine siis kasva veel ja kutsu pisut suuremaid ikka. Noh, kohad on ilusad, aga kalaga on hapud. Aga noh, sõidame siis niisama, et ei ole kiiret selle kalaga. Võtaks siin ankrusse mingi käänak. Aukute peal ikka vahest istuvad. Oppa, oli rabamine. Siputas kõvasti, äkki oli ahvenat. Oli jah, siit vaheltult enne paati üks tugev agressiivne rabamine ja siis siputas kas pisike aug või võis ahven olla. Panen siin veel siukse päris pisikese kummiluti erksat värvi prooviks korra. Võib-olla pakub see huvi siiski. Noh, keskpäev on juba kätte jõudnud, alustasin kuskil 9:30 paiku. Need 2 võttu või isegi kolmas oli ka veel jah, eks on olnud ja rohkem ei ole midagi. Seal ikka, selle saab ainult ilma süüks panna, päike lõõmab kõrgel taevas ja ei ole sellel kalal vist isukest. Kuskil 20 kraadi sooja ka praegu, et tuleb ära, ma arvan. Noh, tore on seilata vana tuttavaid radu, kus kunagi poisikesena sai kala püüda. Enam kuskile ju nendest kohtadest ligi ei pääse, aga selleks on ju kajak nüüd. Sõidame veel kuskil natukene, proovime ja mine tea, äkki veel kobistab kuskil kala.
kohe kinni. Nii kui lant vette maandus, hakkasin kohe kerima ja jäigalt viskasin sinna puunoti külge. Jube palju ronte ja puid on vees. Just jätsin ühe landi siin põhja. Panen offset konksuga ühe. See on päris raske. 10 grammi. No vaatame, mis ta teeb. Noh, ei tea, kas siit ka läbi läheb. Vast tegelikult läheb küll. Ilusad kohad, aga täiesti kala koha pealt on täiesti vaikne olnud nüüd. Isegi augi nolki ei võta, aga noh, kajakiga kulgemine looduses kompenseerib. Siin hakkab võib-olla lõpetama ka, võib-olla ei viitsigi trügida enam sellistest kohtadest. Hopsti. Panin liitsi, ma vaatasin, et siin mingi suurem kala rabas päris korralikult sealt pinnalt ja siit ees ka. GoPro akud saavad siin tühjaks ja vahepeal ei filminud. Aga noh, ühe 53 sendise siiski, nad oli isegi 55. Sain nüüd siit ühest august
tagasi teele, et väike boonus jälle ikka noh. Selline see väike videoke siis sai hetkel. Mul on üks video kohe veel tulemas, kuna neid videofaile mul on teistest püügikordadest veel, aga ma vaatasin, et see video läheb liiga pikaks ja olen tähele pannud, et optimaalne on mul selline 10-15 minutilised videot teha, et arvuti on suht vana ja kooleb selliste pikkade videode peale ja see monteerimine ja peale seda see tenderdamine võtab lihtsalt aega ja ajab tossu välja mu arvutil. Et siis teen mingi video veel mingi hetk, panen kokku ja siis tuleb veel kolmas video, sest täna olen jälle alustamas uut püügikorda kajakiga. Aga see video tuleb juba siis ülejärgmine kord. Seniks kohtumiseni.